Tere hommikust! Mina olen Signe ja mul on hea meel kõiki uudishimulikke inimesi täna siin Zoomis näha. Ja mul on sulle kohe palve, ma juba kuulen seda krõbistamist. Ole hea, pane oma mikrofon mute'i peale. Ekraani võid avatuks teha, aga sellepärast mute'i peale, et siis saab kenasti kuulda esinejat ja ei oleks sahinaid jutumulinaid kosta. Nii et see on üks selline pisikene korralduslik palve kohe sulle. Ja meie veebiseminarid tegelikult on saanud alguse sellest, et just julgustada, inspireerida inimesi hästi erinevatel teemadel. Ja siiani ma olen teinud väga palju veebiseminare just enese ajajuhtimise teemadel, aga olles ise igapäevaselt koolitamise ja meeskondade arendamisega toimetamas, siis ma näen neid väljakutseid, millele võiks rohkem tähelepanu pöörata. Ja need ma tegelikult olengi need on plaanis tuua avalikkuse ette ja kaasata nendel teemadel erinevaid oma valdkonna eksperte, et need teemad saaksid kuidagi parema fookuse ja arengu nii-öelda. Ja tänane teema tõesti on, miks on storytelling tähtis ja kuidas seda tegelikult teha. Ja kui ma teen tööandja brändi arendamise projekte, siis ma küsin alati juhilt, tööandjatelt või ka meeskonnaliikmelt, et mis on see, miks sa töötad täna selle tööandja heaks, et milline su tööandja on. Ja siis tuleb vastuseks üldjuhul selline pikk lohisev vastus, mis annab kinnitust, et me inimestena paraku ei oska rääkida häid lugusid, mis kõnetaks. Ja see ongi võib-olla selline suur kaalukaus, miks sellele teemale ikkagi fookus panna. Ja minust on täna Iiti Aavik see, kes oskab lugusid hästi rääkida ja sellel teemal ka tegelikult täna sulle teadmisi ja kogemusi jagamas. Nii et tere hommikust, Iiti! Tere hommikust! Mul on hea meel, Signe, et sa usaldad mind, et sa arvad, et ma olen hea lugude rääkija. Ma proovin seda usaldust vääriliselt siin välja kanda. Ja mina olen 20 aastat peaaegu erinevates organisatsioonides töötanud ja just alustanud vabakonnast, kus on just oluline nii-öelda oma idee müümine. Ja algselt rääkisin lugusid mitte niivõrd nagu teadlikult, et lihtsalt ma proovisin oma ideed müüa. Ja ütleme, et umbes 3-4 aastat tagasi ma sain aru, et see on ka selline teadlik protsess ja seda saab nagu teadlikult juhtida. Ja sa täna tegelikult toimetad hoopis Caroline Illinseri fondis, eks ole? Ja. Ja kuidas seal lugude rääkimine on? No seal ongi lugude rääkimine niimoodi, et Caroline Illinseri fond toetab Eesti kaitseväeteenistuses viga saanud või langenud sõditud. Kogemata on andeks. Nii, jah. Et toetame kaitseväeteenistuses langenud või viga saanud sõdurite laste haridusteed ja see on ka nagu üks viis, kuidas seda lugu rääkida. Kui mul on vaja hästi nagu ametlikult kiiresti öelda, millega see fond tegeleb, mul hetkel ei ole vaja kedagi endaga kaasa võtta või kellelegi seda ideed maha müüa, annetuseks raha saada, siis ma sageli kasutangi seda lauset või mingis ametlikus väljaandes ongi see lause. Nüüd, kui ma hakkan nagu jutustama seda lugu või ma võib-olla tahan siduda selle inimese endaga, kas oma kogukonnaga, tuua ta kaasa oma ideede tegemiste juurde, et ta toetaks meid kas rahaliselt või oma oskustega, siis ma alustan selle loo rääkimist natuke teisiti. Ja sa hindad tegelikult ka projekte, ehk et kus organisatsioonid taotlevad mingisugust raha, et oma tegevusi ellu viia, kuidas seal lugu räägitakse, eks ole? Jah, et ma olen nõustanud siin viimaste aastate jooksul erinevaid vabakonna organisatsioone oma töö käigus ja lisaks olen ma ka hinnanud projekte ja näinud ka just pigem nagu selles suhtes, et õudselt palju toredaid ideid on, et nagu tõenäoliselt ka tööandjatel, sina puutud kokku hästi ägedate tööandjatega ja siis nagu tahaks öelda, et aga rääkige oma lugu natuke paremini. Et seda külge ma olen ka nagu näinud ja et sageli ju iseenda vigu on keerulisem näha, et kõrvalt nagu teisi hinnates on ka võib-olla lihtsam nagu näha neid tüüpilisi vigu.
Ja mina olen ka väga palju just nagu kokku põrkanud ettevõtjate koolitamisega ja üldse siis ma näen, et või sa lähed kuskil Lõuna-Eestis laadale ja siis sa küsid, et miks see mesi hea on ja siis see väike ettevõtja ei oska öelda, ta ei oska seda nagu meelugu sinna juurde rääkida, vaid ütleb, et noh, see on maailma parim Lõuna-Eesti mesi, aga mis on selle meelugu, kuidas teha ennast eristavaks ja see, ma arvan, ongi tegelikult, mis inimesi köidab ja mis nagu meelde jääb, Nii et, aga mis sa nagu, kui me räägime, et miks see teema tegelikkusest looks nagu tootele, teenusele, tööandjale väärtust juurde, kui ta oskab oma lugu rääkida, Iti? No see toobki, et neid aspekte organisatsioone on nii erinevaid, et kes mida soovib. Et üks asi on tõesti see, et sa soovid müüa oma toodet. Nii, väiksed hääled juurde. Jah, et sa soovid müüa oma toodet või sa soovid olla atraktiivne tööandja, sa soovid leida oma ideedele toetusi, olgu see siis, ma ei tea, startupi investoreid või väikeettevõtjal ostjaid või siis üldse mingil pisikesel organisatsioonil annetajaid. Ja kui sa räägid selle oma loo ära, et sa tõmbad inimesed endaga kaasa. Ma nüüd jälle, et kui selle story tellingul ei ole seda head eestikeelset vastet, siis nagu see inglise keeles on see sõna engagement, et nagu kuidas siis inimesed endaga siduda võib-olla eesti keeles, jah. Ja kui sa seod inimesed endaga emotsionaalselt või kuidagi teisiti, siis mida mina olen nüüd oma fondis näinud või mitte oma fondis, see on halvasti natuke öeldud, et ma siiski juhin seda fondi, et inimesed soovivad olla osa millestki, et kui nad nagu panustavad, et üks asi on see, et ütled, et tead, et lastel on raha vaja, siis ta annab selle raha ära ja siis ta läheb minema ja võib-olla natuke parem tunne hakkas, eks ole, aga kui palju parem. Aga kui sa räägid talle selle loo, et ta on osa nagu millestki, ma nagu vahetevahel isegi enam ei saa aru, kes rohkem rõõmustab, kas andja või saaja. Igal juhul mõlemad on hästi õnnelikud, et nagu tekitada selline kogukonna tunne. Need on võib-olla nagu kaks sellist kogukonna poolt, kus on nagu see annetaja ja see, kes saab abi. Mina jutustan seal vahel seda lugu ja need kaks poolt vahel ei puutu üldse kokku, aga mõlemad pooled on hästi rõõmsad. Okei, väga hea. Aga nüüd täna meil on siin, ma arvan, väga erinevate organisatsioonide esindajad meid kuulamas ja kindlasti on olemas, kes tegelevad teenuse müümisega, kes konkreetse toote müümisega või siis üldse ka tegelikult iseenda müümisega, kes on ettevõtjad. Ehk et minu küsimus sulle on siit see, et millest võiks alustada, et olla hea toote, teenuse, tööandja või iseenda loo nagu rääkija? Esiteks kindlasti peab ka mõtlema, kuhu ja kellele sa seda lugu hakatuseks räägid. Ehk et kes on see sihtrühm, eks ole? Kes on sihtrühm? Muidugi tuleb välja mõelda enda lugu selles suhtes, et mis see lugu on, mida sa jutustada tahad. Et see on hästi oluline, et sul on see lugu ja mis on need loopunktid, kuidas sa sellele inimesele lähened. Või ja kui see lugu on olemas, siis järgmiselt ka kuidas ja kellele sa räägid. Et kui sa räägid võib-olla investorile, räägid sa ühtemoodi. Kui sa räägid mingile teisele inimesele, räägid sa teistmoodi. Kui sa räägid kogukonnale, siis sa räägid kolmandat moodi. Ja mõelda ka neid kanaleid, neid sõnastusi ja et mida sa saavutada tahad. Näiteks mõned aastad tagasi me käisime hästi väikestes kogukondades ja rääkisime kestlikust arengust ja säästlikust eluviisist. Ja siis, et kui sa tuled nagu Tallinnast ja sa lähed kuskile Läti piiri äärde külakogukonda, sa ei saa hakata neid inimesi õpetama. Ütled, teate, me seal Tallinnas otsustasime, et asjad käivad nii, eks ole. Et minu nagu põhiline hirm oli see, et meid nagu vilistatakse üldse uksest välja. Et see esimene hetk oli üldse see, et jõuda oma lugudeni, et kuidas me keskkonda hoiame, kuidas me seda teeme, kuidas teha koostööd kohaliku omavalitsusega, oli see, et me proovisime minna hästi nagu selle kogukonna nagu tasandile ja kõigepealt üldse neile õlale patsustada, et te olete juba väga tublid, et näete, mina lendan 3 korda aastas ja minu jalajäljega on niikuinii juba hukas, aga teil on siin kõigil komposti hunnikud aias. Kas või see samastumise hetk, et see on ka nagu lugude juures hästi oluline, et on samastumine ja sellise personaalse sideme loomine.
Samastumise hetk. Aga sa ütled ka, et mõtle välja, mis on see sinu lugu. Minu küsimus sulle kohe vastu, mina vastust tean, on ju. Aga kus ma selle loo võtan? Mis see siis on täpsemalt? Ma just märkasin ka hiljuti ühte naisettevõtluskogukonnas, et me pidime tutvustama iseennast ja ei osanud ettevõtjad ennast ka konkreetselt tutvustada läbi loo, eks ole. Et käis siuke pikk lohisev jutt, et kus see lugu tuleb siis tegelikult, millest see võiks pihta hakata? No ma arvan, et eriti ettevõtjatel on ju see, et kui sa oled ise midagi loonud, siis on sellel olnud mingi tõuge, et miks ma selle lõin. Et kas ma olin selles nagu tohutult hea, kas ma kasvasin mingis erilises kohas, et kasvasin üles hoopis Norras ja räägin norra keelt, eks ole, ja see on juba mingisugune eristumise hetk sinus. Et tegelikult on nendel lugudel alati nagu tõuge, mida ma olen ise hästi palju tähele pannud, et inimesed ütlevad, mis nüüd mina? Ma nagu üldse ju, tegelikult ma ei oska midagi, ma olen natuke rumal ja see kõik, mis ma siin olen ära teinud, see tundub endale ise, inimesed hästi pisendavad ennast. Ja näiteks mina tunnen ka, et hästi sageli mul palutakse midagi rääkida, isegi kui sina nüüd täna palud, mina nüüd siin räägin, eks ole. Ja ma pean endale nagu meelde tuletama, et jah, tegelikult ma olen sellega tegelenud, ma olen töötanud, et vahetevahel kuidagi, eriti Eesti inimesed on minu arvates sellised, et nad on hästi tagasihoidlikud ja nad ei julge nagu rääkida sellest, mis tegelikult on see nende lugu. Ja siis tuleks nagu mõelda, et mis on, et kui öeldakse, et selle hea loo alus on ikkagi emotsionaalne sidumine. Ehk sinu isiklik kogemus, isiklik juht, isiklik tähelepanek. Jah, või siis organisatsiooni. Et kui me rääkisime sellest Caroline Illenseri fondist ja minu kogemusest, et siis mina alati mõtlesin ka, et mul on selline pikk lohisev lause ja mingid sõdurid, et täna me võib-olla kõik saame sellest aru, et miks need sõdurid seal võitlesid, et meil võib-olla täna sellepärast ei ole sõda, et on natuke lihtsam seda kommunikeerida. Aga mina hakkasin alustama oma loo jutustamist hoopis sellest, et kuidas see fond alguse sai ja ma väga sageli alustasin oma juttu üldsegi sellest, et oli üks väike tüdruk, kelle isa tuli puhkusele sõjast, ta oli 3-kuune ja tema isa läks tagasi rindele ja nad ei kohtunud enam kunagi, sest isa langes. See tekitab nagu tavaliselt inimestes juba hoopis teistsuguse emotsionaalse tunde. Et kas me räägime ühest pisikesest tüdrukust, kes ei näinud mitte kunagi enam oma isa. Ma ütlen sellise üldise ametliku lause, et me toetame kaitseväe teenistuses langenud või viga saanud sõdurite laste haridust. Mingisugune umbmäärane hulk lapsi, kes saab mingi umbmäärase hulga raha teie käest, kui te annetate, või siis me räägime sellest konkreetsest pisikesest tüdrukust, et tegelikult on ju need lood on kõik traagilised. Ja mis minu jaoks on nagu ka oluline, on see, et me ei saa ka nagu üle panna või nagu, et ma ütlen, minul on alati võimalik, et kui ma korraldan suure kontserdi, me räägime nende perede lugusid, siis ma hästi nagu põhjalikult mõtlen selle peale, et jah, loomulikult, kui me näitame jalgadeta meest, siis on see nagu see hetk, kus kõik tahavad annetada ja ongi, et nad on, aga teisest küljest ma ka ei taha nagu minna nagu liiga nutulauluks, võib-olla ma koguks rohkem annetusi, aga ma tean ja ma tahan rääkida seda lugu, et see jalgadeta mees, see noor mees, kes on kena, tal on 3 last, ta kõnnib, ta naeratab, ta käis Invictuse mängudel, võitis medaleid ja siis sa küsid ta käest, on alla 30, et kaua sa nende proteesidega kõndima õppisid? Umbes 3 aastat. Ja siis sa nagu mõtled ise, et siis käib jõnk seest läbi, et aga mis meil üldse viga on, et meil on jalad all. Et selles suhtes, ma ei taha neid näidata nagu ohvritena, seal on ka nagu väga erinevaid lugusid, aga et oma loo jutustamisel tuleb ka nagu meeles pidada, et jah, on see mingi lusikas, mida sa saad lõputi nagu keerata emotsiooni, aga kas sa nagu lõpuks tahad olla see mingi nutulaul? Et alati on need kõige mõjusamad lood, öeldakse näita last, eks ole, nutvat last, koera, kassi, siis on kõik hästi, aga tegelikult nagu peab ka nagu mõtlema, mis su see üldine renomee on. Ja ma just tahtsin siia vahele pitkida ühe mõtte, et tegelikult peaks lugu rääkima alati ideest, mitte probleemist. Et see on üks mõte, millele võiks nagu kindlasti nagu keskenduda, ehk sa tahad oma looga anda mingisugust lahenduskäiku, mingid ideed, mingisugust mõju. Ja minust sa tõid siia väga hea näite selle kohta, et mis on hea lugu, mis on see kuiv reklaamtekst, millega inimesed nagu ei seostu. Kohe räägime sellest pikemalt ka, aga ma tahaks siia tuua vahele kohe ühe sükse nagu täiesti soovituse puhtalt südamest on raamat, mille nimega Teed kõnelemise kunst.
ja see raamat, ma ütleks selle kohta, kõik, kes te täna olete siin 66+ inimest, siis selle raamatu võiks omale soetada, sest tegelikult see räägib sellest, kuidas rääkida lugu lavalaual, virtuaalselt kirjakeeles. Ja see mõte ka, et nagu sa ütlesid, et me tihtipeale mõtleme, et mis nüüd mina, mis rääkija mina olen, eks ole, miks mul seda vaja on, siis siin tuuakse ülihästi välja see, et igasugune tähendusrikas inimarengu nagu aspekt on saanud alguse sellest, et keegi on rääkinud mingisugust lugu ja siis seejärel on tehtud koostööd, leitud vahend, mis iganes nii-öelda. Ehk miks lugude rääkimine tähtis ongi, tuleb välja see, et me muudame seeläbi maailma. Sinu toode, sinu teenus, sinu tööandja jõuab kuhugi selleni, kes tegelikult seda vajaks. Nii et lugude rääkimisel on tegelikult maailma kaalukas aspekt juures. Aga tulles selle juurde, et milline üks hea lugu ei ole, siis tood sa Iti mõne näite. Sa natuke tõid ka juba, aga võib-olla näiteks nagu toote kontekstis või teenuse kontekstis. No jah, et mina näiteks ise ka alati, kui ma lähen kodulehele, ma võib-olla tahan midagi osta. Minu jaoks on hästi oluline teada, et kas need tooted on ka keskkonnasõbralikud. Et ma saan aru, et minu elustil niikuinii võtab rohkem kui ühe planeedi ja siis ma ikkagi tegelikult proovin kogu aeg teha nii, et ta võtaks nagu natuke vähem kui 2, eks ole. Ja mina olen küll see inimene, ma käin kodulehtedel, ma tahan teada, kes need inimesed on, miks nad seda teevad. Ma niimoodi kedagi häbipunkti ei tahaks panna, aga see on täiesti igapäevane, et lähed kodulehele, mitte midagi ei saa teada, kes selle ettevõtte taga on, ei saa teada, miks sellist asja tehakse. Et selles suhtes see on hästi levinud. Samamoodi, et kui ma olen tõesti nagu vaadanud neid vabakondi, kellel on tegelikult käes nii head lood, et võib-olla kui sa müüd autorehve, nagu on võib-olla keerulisem seostada seda, aga seal võib ka nagu äge lugu taga olla, et ma ei tea, lapsest saadik autod huvitasid ja midagi nagu, alati saab selle loo tuua. Aga vabakonnas on inimestel nii head ideed, aga need nagu nad unustavad ära, et nad peavad selle kuidagi nagu kirja panema või jutustama selle loo niimoodi, et see ka jõuaks inimesteni. Isegi kui see lugu on neil olemas, siis alati tekib vabakonnaga ka see probleem, et mis kanaleid me kasutame, et sellest rääkida. Et minu võib-olla üks paremaid näiteid on see, et me ka küsime inimeste käest, et kuidas te plaanite siis oma toredast ideest teavitada avalikkust, eks ole. Ja siis öeldakse, et me paneme oma sotsiaalmeedia lehele. Nüüd mul on nagu küsimus, et kui sa näiteks oled, ma ei tea, homofoob ja lähed ja siis sa ei ärka nagu hommikul üles ja ei mõtle, et oi, ma lähen vaatan näiteks mingit lehte, kus räägitakse geidest ja muudan oma neid väärtushinnanguid. Et tegelikult me ju ei lähe otsima netist, me ju lähme sinna vaatama, kus on need asjad, mis meid huvitavad. Et kui sa soovid kallutada kellegi nagu väärtushinnanguid, siis sa pead ikkagi oma kastist välja minema. Et sa ei saa olla selles mugavustsoonis, et jah, loomulikult oma kogukonna siseseid uudiseid sa jagad oma kogukonna sees, et võib-olla sul ei ole vaja välja ega meediasse minna. Ja minu jaoks on ka üks asi, et nagu mitte kasutada neid negatiivseid sõnumeid. Et ärme räägi sellest, et ma ei tea, miks teile ei meeldi sisserännanud või ärme räägi sellest, et miks teile ei meeldi mustanahalised või mis iganes. Räägime lihtsalt nende inimeste nagu lahedaid lugusid ja see tegelikult on see, mis võib-olla on ikkagi see, mis paneb inimeste väärtushinnangut kuidagi nagu mõjutab või paneb neid natuke nagu muutma. Et jällegi, et seome, et minu jaoks tõesti üks ägedamaid projekte, mis kuidagi kukkus nagu kihvtilt välja, oli see, kui me jutustasime siia rännanud Eesti naiste lugusid, kes olid tulnud siis erinevatest maailmanurkadest, kes oli sõja eest põgenenud, kes oli lihtsalt siia tööle sattunud. Ja kui sa räägid selle naise loo, kes on siia tulnud mingil põhjusel, mida ta siin teeb, siis see samastumine tekib läbi selle, et ta naine, sa vaatad võib-olla, et kuigi ta on teist värvi või teisest rassist või et see aitab nagu neid väärtushinnanguid muuta. Okei, ehk et tuleb mängu siit see, et kus see nagu lugu alguse on saanud, kui rääkida loo punktidest, siis tuua sisse see sinu enda puudutamise kohta. Kuidas on loos haavatavuse aspekt? Kui palju seda võib tuua sisse? Kui palju... Ma arvan, et see on jälle nagu sõltub nagu publikust või mida sa tahad nagu saavutada.
et tuleb ikkagi oma nagu mingil määral, et üks asi on see, kui sa teed nagu avalikku kampaaniat, siis ka nagu mõelda, et kas sa solvad kedagi või ei solva ja kui sa solvad, et kas sa oled sellega okei, et sa solvad, et lugu võib nagu mõjus olla, aga noh, nagu see praegu hea näide Sanna Marini lugu, eks ole, et võib-olla see noori valijaid viib hoopis tohutult valima, võib-olla vanemad valijad sellepärast ei vali, et on ju spekulatsioone, et ta tegi seda kõike meelega, et see noh, et kui sa lähed niisuguse piiripealsetele asjadele, siis sul on alati kaalukausid, et tähelepanu on kindlasti, aga muidu jah, et pigem on nagu see, et kui sa tahad hästi täpselt oma sõnumit, sa soovid midagi saavutada, siis pigem nagu mõtle väga täpselt läbi, kellele ja kuidas. Ja mina isiklikult olen seda meelt, et meil on nii palju negatiivsust, et pigem alati positiivsete sõnumitega ja ei tasu ühtegi sihtrühma tegelikult solvata. Hea mõte. Kui ma teen tööandja brändi arendamise projekti erinevate tööandjatega, siis ma kuulen ka sellist asja, et tegelikult see uhke karjäärileht või siis see tööandja lugu, mida räägiti intervjuul värbamise protsessis, lõpuks ei pea paika, kui inimene saabub sinna organisatsiooni. Et kas siit võib-olla mõni hea tähelepanek, kuidas tööandja peaks, ehk minu tähelepanek on siit, et on see hetkeolukord, milline on, aga see lugu peab olema alati aus ja kajastama hetkeolukorda. Alati lahenduskeskselt, eks ole. Ehk et ei saa ennast oma looga uhkemaks maalida või mida iganes, eks. Jah, ma olen nõus, et nii nagu ma ütlesin, et võid sellega selle emotsiooniga üles keerata, mis alati öeldakse storytellingu puhul, et noh, olge isiklikud, olge emotsionaalsed, siis samamoodi võib-olla selle enda suureks jutustamisega on täpselt sama, et mõnes mõttes on see ikkagi see, mida sa tahad nagu saavutada, et olla aus ja tuua sellega oma inimesed. Võib-olla on palju parem öelda, et jah, meil on need ja need tugevused, meil on need nõrkused, aga võib-olla sina oled see inimene, kes tuleb siia, aitab meil neist nõrkustest üle saada ja võib-olla see on juba selline asi, et see on see nii-öelda sidumine, engagement. Et jah, ma tulen, olen teie meeskonna liige ja teeme koos midagi. Et ikkagi tuleks oma lugu rääkida absoluutselt ausalt. Kas on veel mõni oluline loo detail, millele peaks kindlasti nagu mõtlema? Lisaks nendele aspektidele. Jah, et noh, võib-olla tõesti nagu see kõik, et see samastumine nagu veel kord, et kui nagu mõelda, et kuidas ja kellele sa müüd ja nagu, et kui sa ei oska neid nagu punkte leida, siis äkki tasub mõelda ka enda elust, et mina mõtlesin, et üks mu lemmikkunstnikke näiteks on Frida Kahlo ja mitte võib-olla niivõrd tema maalide pärast ega sellepärast, et ta on niisugune ikooniline naine oma välimusega, vaid see on hoopis teine märksõna, minu jaoks on valu. Et mingisugune hetk, kui ma noore naisena avastasin ta, siis ma sain aru, et ta on elanud terve elu läbi valu ja noh, see on suhteliselt nagu story of my life, et mulle avastati ka mingi seljaviga noorena. Ja et hästi, ma kogu elu tegelen sellega, et kas valu on minu peal või valu on, et kumb on peal ja ma olen sellega nagu hakkama saanud. Aga nendel hetkedel, kui sul on võib-olla raske, siis ma mõtlen, et talle käis üldse see mingi asi läbi keha ja oli veel hullem. Et noh, mingid sellised nagu seostumise hetked, et mõelda, et kes sul seal publikus on, et kuidas sa saad seda lugu rääkida, et mis on need nagu samastumise hetked või jõudu andvad hetked, et kui minul on kaksikud, eks ole, ja kui nad olid väikesed ja oli õudselt raske, siis ma mõtlesin, et aga näe, mu sõbrannal on kolmikud. Siis mu sõbrannad ütlesid, kellel oli üks laps, et oli õudselt raske, nad mõtlesid, näe, titil on kaksikud. Et need on ka sellised samastumise hetked, et sa kuidagi nagu, et mis annab jõudu ja mis sulle endale nagu korda läheb, et võib-olla on alati ka nagu hea mõelda sellistele asjadele, sa pead kellelegi rääkima, et kuidas samastuda, et ma võib-olla jah, päris nagu on nagu neid storytellerite koolitajaid, kes ütlevad, et noh, ma ei tea, et alati räägi oma kõige kurvem lugu, et ema oli ratastoolis, isa suri ära. Aga noh, need natuke meenutavad neid dating äppidest, neid mehi, kes saadavad naistele neid kirju, et kõik on surnud ja kõik on tapetud, et võib-olla. Ehk et sa pead mõtlema ka selle peale, et kes on selle nagu loo kuulaja ja kuidas kõige paremini teda sellega tegelikult kõned, ehk et see loo alusfundament on nagu sama, aga võib-olla natuke sõnade mängu teha, ehk et kelles sihtrühmas ikkagi nagu lähtuda on ju.
Ja siis mu mõte oli veel liikus selle juurde, et hea lugu ei ole kindlasti pikk lugu. Ehk et tänane TEDxi formaat on ju ka tegelikult see, et on 18 minutit ja selle sees peab olema su lühike lugu, idee, lahenduskäik ja kokkuvõte on ju. Nii et kui ma kuulan ka tööandjat täna rääkimas oma tööandja lugu, siis see on selline hästi pikk, hästi lohisev. Ehk see tähendab seda, et lugu on tegelikult defineerimata, välja mõtlemata ja seal on pigem selline nagu ports kauneid reklaamteksti sõnu, on ju. Nii et see lugu peab kindlasti mahtuma nagu lühikese nagu raamistiku sisse, samamoodi ka su enda tutvustuse lugu, et iga inimene võiks osata ennast väga selgelt läbi ühe nagu loove aspekti tutvustada, on ju. Sul oli mingi mõte? Mul oli jah see mõte, et tegelikult, et me räägime siin hästi üldiselt loo jutustamisest, et kuna publik on nii erinev täna, aga jah, et üldiselt öeldakse, et ka nagu 30-sekundiline reklaam peaks tegelikult tekitama sinus, et hea reklaam, kui see on videolugu, peaks tekitama tegelikult samad emotsioonid, mida tekitab täispikk mängufilm. Et sul on see loo sissejuhatus, võib-olla seal on mingi tegevus, mingisugune üllatusmoment ja siis mingi emotsioon, eks ole, et kui sa vaatad nagu pikka filmi, on mingisugused tegelaste karakterid, üks hetk jõuab mingi emotsioon ja kui see on hea film, siis sa nagu hakkad kaasa elama, et kas lihtsalt või hakkad võib-olla nutma, et tegelikult või hakkad naerma, et see sama asi, samad elemendid peaks ka olema 35 sekundi sees. Et see on jah, et mida lühemaks see läheb, seda raskemaks läheb. Aga tulles veel korraks toote ja teenuse nagu juurde, et tuua siia sisse nagu neid loomise aspekte ja selle toote või teenuse leidmise aspekte, lahendusaspekte, siis minu arust on nagu väga hea üks viis, kuidas oma nagu lugu rääkida, on tegelikult see, et rääkida nagu kliendi kogemust, on ju, panna see kliendi kogemust või tehtud nagu saavutus sinna loo sisse. Et mina ju ei saa öelda, et tere, ma olen Signe ja ma olen maailma parim koolitaja või meeskondade arengupartner. See kõlab nagu täiesti nagu ülikuiv reklaamtekst. Aga kui ma räägin ühe nagu loo, mida ma ühe viimasel näiteks tööandja brändi arendamise protsessis saavutasin, siis see annab aimdust, kes ma olen ja mida ma tegelikult teen, on ju. Nii et tuua neid selliseid nagu tagasisidet, tehtud töid sinna oma nagu kommunikatsiooni, kui rääkida tootest või teenusest ka. Jah, et ma ütlengi, et vaata teenuse puhul, kuna sina pakud teenust, siis on see nagu jah, see tagasiside on võib-olla kõige kindlam asi, aga kui me räägime nagu toodetest, siis tegelikult mulle tundub, et nagu tänapäeva maailmas nagu keegi viitsi ega taha nagu lihtsalt nagu asju enam nagu teha. Absoluutselt. Et asju on liiga palju, et selles suhtes, et kui sa teed mingi asja ja hakkad seda nagu müüma, siis sellel peab olema mingisugune lugu, mingisugune tõuge. Ja seda lugu peab jutustama ja võimalikult entusiastlikult, et mul oli aastaid selline ettevõte nagu Villa by OÜ ja me tegime Eesti Maalamba villast kudumeid. Me rääkisime seda lugu kõikidele klientidele, kuidas see toode ei ole üldse nagu riigist välja käinud ja kes koovad, millised naised ja nii edasi, et seal oli see loo jutustamine. See kuidagi nagu meie jaoks võib-olla väsis natuke sellel hetkel ära, et see oli seotud väikeste lastega, et kui su enda lapsed nagu kasvavad, et see on ka, et kas sa mingi hetk tahad seda lugu jutustada nagu plaadina või sa tunned, et sa liigud, et sul on tekkinud mingid uued huvid, et sa liigud võib-olla nagu edasi mingite teiste asjadega, eks ole. Ja rakendad neid saadud teadmisi mingis uues valdkonnas. Et selles suhtes, nagu sa ütlesid, see Lõuna-Eesti mesi, et mina tahaks tõesti teada, kus need mesilased olid, et ma olen oksjonil maha müünud roosiaia mett väga edukalt, eks ole, et selles suhtes, et polnud nagu probleemi 70 euroga osta väike totsik mett, sest et kus sa saad nagu presidendi roosiaia mett, ei saa, on ju, et seal on juba see lugu taga. Kersti Kaljulaid oli ise selle välja võtnud, eks ole, sealt tarust. Võib-olla seda ei võtnud, aga natuke pildi peal oli, et võttis, eks ole. Et kas ta on metsas, kas ta on öko, kas seal on suured tehased, mis on see talu, et selle mee juurde saab nagu nii palju lugusid jutustada, et mis on need pered, et kui näiteks ma olen elanud Prantsusmaal Alsassi veinipiirkonnas, et seal tegelikult, eks ole, sa lähed sinna veinimajja, nad ei reklaamigi sealt, aga seal on juba need perekonnalood, kes on seal, ma ei tea, sadu ja sadu aastaid olnud või nad jutustavad seda lugu seal koha peal sulle, et siis meil oli siin see mägi oli kõik meie oma, siis üks läks ühele poolele perekonnale, teine teisele. Ja nagu üks asi, millest me ei ole rääkinud, et jah,
et inimesed tahavad saada osa sellest loost, et ta läheb koju, tal on see pudel veini, eks sa võid osta siit supermarketist sadu veine, aga see on see vein, mille sa paned lauale, sest see on see eriline vein, sest et need poisid jutustasid sulle seda lugu, kuidas oli 2 perekonda ja siis sa jutustad seda seal oma laua taga, sul tulevad sõbrad külla, võib-olla see maitseb nagu halvasti või hästi, see ei ole üldse oluline, sa lood nagu mingi emotsiooni ja need inimesed on osa sinu kogukonnast või osa sellest emotsioonist ja ma arvan, et siin täna olevatel inimestel ei ole seda probleemi, aga ma olen ka nagu märganud, et kõikidel inimestel ei ole endal lugusid ja osade inimeste elu on ka võib-olla natuke igav ja nad tahaksid, et nende elu oleks põnevam ja kuna nad võib-olla ei oska seda ise nagu teha või endale ellu luua, siis nad ostavadki neid lugusid, nad ostavad selle veini, nad võib-olla annetavad kuhugi, sest nad tunnevad, et nad ise ei oska võib-olla minna kuhugi vabatahtlikuks või neil ei ole aega või nad ei tea, kuidas seda teha, aga nad loovad endale selle kogukonna tunde, et ma andsin sinna selle raha, tänu sellele said pensionärid teatrisse minna või mis iganes, et see nagu loob nendest selle kogukonna tunde, meie tunde, kui ta järgmine kord näeb mingit artiklit neist, siis ta mõtleb, näed, mina olen ka seotud, et see on nagu see tunne, mida me tahame tekitada ka oma klientides. Ja mulle hästi meeldis see mõte, mis sa ütlesid ka, et me ei taha enam osta mingit toodet või teenust lihtsalt, et sa tahad ikkagi teada, mis on selle taga ja kes on see taga. Ja kui olles nüüd nagu ühelt poolt seotud väga palju tööandjatega, siis ma olen väga nõus, et mina ka ei osta ühtegi toodet või teenust, kus ma ei näe, kes on selle toote või teenuse taga, sest see loob usaldusväärsust ja täna on nii palju ettevõtteid, kelle ettevõtte lehed on täiesti nagu plangud ja ma ei näe ühtegi nagu hea hangu, ma leian selle OÜ või AS-i kuskilt nurgast peidutuna ülesse. Ja teine aspekt ka, et kindlasti tööandjana tuua oma töötajad nähtavale, eks ole. Ja on väga häid kodulehti, kuhu on pandud ka töötajate nimed alla mingisugune põnev, kas mingisugune tsitaat või mingi eristuvad mingisugused hobid või mis iganes nii-öelda. Ega juba selle kaudu annab nagu aimdus, et missugune on tegelikult see ettevõtte kultuur selle kontekstis. Ja kas see siis see tulevane töötaja kõnetab, kas suhestub või ei suhestu, on ju. Nii et sellepärast tulebki see lugude rääkimine tähtsaks, et sa saab kõnetada oma sihtrühma, oma klienti, oma koostööpartnerit palju rohkem ja ma olen ka sellega nõus, et inimesed, kes teevad asju, nendel juhtub asju, endal on ka rohkem lugusid. Nii et tuleb oma turvalist teekonda välja minna ja võib-olla teha rohkem vabatahtlikku tööd. Sealt leiab alati õppimiskohti ja lugusid ka juurde, mis tegelikult on väga heaks mingisuguseks maailma muutmise aspektiks. Jah, et see inimeste ja kontaktide panemine kodulehele, see on nagu tõesti väga suur probleem. Ma saan aru, eestlased on introverdid, ärme pane ühtegi telefoninumbrit ja paneme hästi palju korduma kippuvad küsimused. Vahetevahel on nagu see, et ma nagu tunnen, et mul oleks nagu üks kiire telefonikõne, see asi oleks lahendatud, kellega ma räägin, et ma hakkan kuskilt rägastikust pihta ja siis teinekord nagu löödki käega. Ja see inimeste, näiteks jällegi, et sinu inimesed on ju su usaldusväärsus. Ja et iga inimene tegelikult nagu jutustab lugu. Eesti on nii kohutavalt väike, et eriti siin riigis. Näiteks minult küsitakse väga sageli fondis, kui ma räägin fondi asju, kes teil nõukogus on, eks ole, et see on sihtasutus, me oleme vormilt sihtasutus ja meil on kõik nõukogu liikmed kodulehel olemas. Meil nõukogu liikmed on ka nagu öelnud, miks nad nagu seda tööd teevad, osad neist on asutajad, et see on jälle nagu selline usaldusväärsus, eks ole, et väga paljud ettevõtte või organisatsioonid küsivad annetusi ja meil on olnud ka skandaale, eks ole, alles hiljaaegu oli siin ühe heategevusliku organisatsiooniga nagu probleeme, et kui sa tahad olla nagu läbipaistev, siis ma ütlen, mina võin nagu käe südamele panna, et ma ei saanud nagu tookord, kui viimane skandaal oli ja keegi televiisoris nutis ja ütles, et ta ei saa konto väljavõtteid teha, ma võin kohe teha, kõigile näidata, ühtegi saladust ei ole. Et selles suhtes, et sellised asjad ka nagu, et kui sa küsid kellegilt raha, võib-olla nagu väikse summa, et isegi kui ta annab sulle 5 eurot või 5000 eurot, sellel ei ole nagu vahet, siis mina panen ju oma usalduse nagu sinna panti. Et kui ma seda raha väärkasutan kuidagi või siis nii see 5 euro andja kui see 5000 euro andja on ju mõlemad nagu solvunud ja ma tõmban endale vee peale ja selles suhtes, mida läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks ennast ehitad, seda suurem ka see usaldus on, et see on üks asi, mis just nagu heategevusfondina või sellise organisatsioonina on hästi oluline. Ja ma arvan, et ka
ka tegelikult nagu suurettevõtetele, et võib-olla minul on nagu lihtsam magada, sest et ma tean kõiki riske, et kui siin on võib-olla suurkorporatsioonide esindajaid, kes toovad kaupu maale, et kas me nagu väga täpselt teame, mis kuskil vabrikus toimub ja kui seal mingi jama toimub, me oleme ju kaudselt vastutavad, eks. Aga ma tahtsin tuua siia selle, et sa ütlesid ka, et sa oled põhimõtteliselt sead oma nime siin nagu välja, et tegelikult me jõuame kaudses mõttes ka selle juurde, et inimeste persoonibrändid tulevad siit nagu esile, on ju. Et iga loo, ehk sa seod oma nimega konkreetse ettevõtte loo, konkreetse teenuse või toote nii-öelda ja see on omavahel väga tugevasti nagu seoses. Aga tahtsin veel korraks rääkida ka, et milline see tõeliselt hea ja inspireeriv lugu on, et sa võid Iti korraks mõelda nagu iseenda nagu mõnele heale loole viimasel ajal, kus sa oled rääkinud mingisugust lugu, kas või täiesti nagu sõpruskonnas, oma koostööpartner, mis iganes nii-öelda. Ma räägin oma lugu lihtsalt, et ma ise just jagasin ühte oma lugu, kus ma siis nii-öelda õppisin nullist ujuma ja jagasin oma Ironmanil nagu kogemuse lugu. Kirjutasin sellest nii Instagramis kui ka Facebookis ja olen ka seda päris palju nagu inimestele jaganud. Ja mis on selle tegelikult selle hästi autentse loo mõju? Mul on tänaseks jõudnud umbes kolm kindlat inimest, kes ütlesid, et Signe, et su lugu mõjutas mind, see pani mind väga mõtlema, iseenda sisse nii-öelda nagu vaatama ja ma võtsin julge otsuse vastu, ma lähen ka ikkagi lõpuks teen oma selle Ironmani unistuse järgmisel aastal teoks. 2 inimest ütlesid mulle, et nad teevad meeskondlikku, et nad alustavad sellest, on ju. Ehk et ma kutsun sind ka mõtlema nagu, kuidas seda iseenda nagu arenguaspekte julgete väljakutsete lugu tegelikult jagada, et Instagramis ja Facebookis on ülitore vaadata kauneid pilte, aga kui see lugu juures pole, siis mu küsimus on see, et miks sa selle sinna panid, eks? Nii et sotsiaalmeedias me suhestume ka inimestega, kes jagavad oma lugusid autentselt ja väikeste väljaütlemistega ja kindlasti on oluline tuua juurde ka mingisugust huumori aspekti, sest see on see, mis inimestele meeldib, sest elu on natuke negatiivne veel niikuinii kuidagi. Nii et kutsun sind mõtlema, mis on see viimane lugu, mis näiteks on sinuga juhtunud, kes võiks sellest loost teada saada ja ma ütlen ka, et rääkimata lugu on kehv lugu, on ju. Sellega sa ei muuda maailma, ei muuda oma sõpru ega kaasteelisi. Nii et mõtle selle peale, kuidas sa saaksid olla ise hea loo rääkija ja kui pakutakse lugu rääkima kuskil, ma ei tea, lavalaudadel, alati ma oma koolitust ütlen ka, et kui sulle pakutakse võimalus nagu avalikuks esinemiseks, oma mingit lugu rääkida, kas tööalade, mis iganes, võta alati vastu. Pärast hakkad mõtlema, kuidas sa selle ette valmistad, kõik on ettevalmistamise küsimus. Nii et see mõte siit minu poolt, et lood tegelikult mõjutavad meie lähikondlasi väga palju. Jah, ma võib-olla sellist head enda lugu hetkel niimoodi lahvata, aga võib-olla sellest loo rääkimise olulisusest veel, et mida mina olen nagu viimasel ajal tundnud, et me oleme suutnud nagu fondiga tõsta sellist nähtavust üleüldiselt, eks ole, läbi erinevate kampaaniate ja asjade. Ja kui ma nagu ütlesin, et inimesed tahavad, ma vabandan, olla kaasatud, eks ole, siis see tekitab sellist lumepalli efekti. Et kui sa mingi hetk küsid annetusi, ütled, et palun toetage meid ja et räägid oma loo ja siis osad toetavad, osad ei toeta. See on normaalne, eks ole. Ja siis on nagu tekkinud nagu seda, et üha rohkem tuleb ka neid inimesi, kes tulevad ise, et oi, ma olen teist kuulnud ja nad nagu tunnevad nagu seda sidusust meiega ja nad tahavad olla ise osa sellest loost, ilma, et ma olen üldse midagi selles suhtes ilma teinud, et ma ei ole otse nende poole pöördunud. Et selles suhtes see lugude rääkimine tekitab seda lumepalli ka, et sind teatakse, nähtakse ja et ühest küljest on kurb, et inimesed mõtlevad, et oi, et nüüd on see, kes on tuntuse saavutanud, et ostame selle teenuseid, tooteid või annetame sinna, aga eks see on nagu paratamatu, et kes siis paremini oma lugu räägib, see rohkem püünele tõuseb, et nii on.
Absoluutselt ja mis on Signe, sa oled mute. nii ja mis on need punktid võib-olla, mis on nagu sinu enda mingisuguste väärtuste ja nagu nendega seotud, ka neid tegelikult saab ülihästi nagu loosse kirjutada. Ja mida ma veel tähele olen pannud, et pressiteated on nagu nagu kuivad, eks ole. Väga hea võimalus ka oma pressiteatesse sisse pookida mingisugune lugu, mingisugune seik, mis tegelikult annab sellele hoopis teistsuguse nagu kaasatuse vaata, onju. Nii et siit tuleb mängu see, et kes rohkem teeb, selle rohkem juhtub ja sellel on ka rohkem lugusid. Nii et ja ma olen veel tähele pannud sellist asja, et kõik, kes on nagu tööandjad või täna nagu töötajaid nii-öelda nagu kas siis nagu arendamas, et kutsuda ja õpetada oma töötajaid ka lugusid rääkima just nii toote kui ka teenuse kategoorias. Et klassikaline automüüja just ütleb, et mis iganes automark, see on parim, see on, ma ei tea, ökonoomsem, see on kaasaegsem, mis iganes. Aga see on puhas reklaamtekst, mida keegi tegelikult osta ei taha. Ja kui sa lähed ühe ettevõtte kodulehele, siis saab seda samamoodi ja ettevõtte töötajad räägivad ka seda reklaamteksti, aga ettevõtte töötajad peaks oskama rääkida lugusid, eks. Ja nad vajavad natuke juhendamiskogemusi ja tuua lihtsalt erinevad näited sinna sisse, minu tähelepanek nii-öelda. Ja teine asi kindlasti ka selle lugude rääkimise on jälle, kellele seda lugu jutustab. Kui mina 3-4 aastat tagasi ootamatult pidin endale auto ostma ja läksin ühte salongi, vaatasin selle uusi autosid ja siis lõpuks see automüüja vaatas mind ja ütles, et sul nagu üldse tegelikult sind see auto ei huvita, et sul on lihtsalt see, et oleks rattatall ja mahuks, ma ei tea, 3 lapse kraam, saksofon, ma ei tea, kitarr ja need asjad ära. Viis mu maja taha, ütles, näed, mulle toodi siia siuke igiliikur, see on kasutatud auto ja et mulle tundub, et sulle sobib see auto palju paremini. Ma nagu iga päev tänan teda selle eest, et ma nagu ostsin selle ära ja siis mõtlesin, et huvitav, et kas ma nüüd sain nagu mingi räigelt petta, et kas oli mingi õudselt nagu, ma nagu kellegi väga nõu ei pidanud, eks ole, et kuidagi mul tekkis usaldus ja ta nagu ei vedanud mu usaldust alt, küllap ma oleks läinud jaurama, kui oleks vedanud, eks ole. Et ikkagi hästi oluline on näha, kes sul seal teisel pool ka on. Et seda ei tohi kunagi unustada, et kellele sa seda juttu räägid. Et minule ei meeldi need loo rääkimised, et kui sa ütlesid, et mis on need halvad lood, et kui tulevad need tolmuimeja müüjad sul kuidagi, üks ikkagi sai kunagi jala mu ukse vahelt sisse ja ta räägib sulle, paneb oma plaati, mul olid veel väiksed lapsed kodus, kes juba pidid õue minema, olid rahutud ja siis ta muudkui räägib, ma ütlen, aga öelge, et mis see hinnaklass on, et lõpuks meil kõigil on kuskil see piir, eks ole. Sa võid nii maailma kõige ägedamat toodet müüa, aga kui see on sinu võib-olla kuupalgast suurem, siis siis see ei lähe, et nagu kuskilt on see, et sa ei saa ka nagu seda lugu heietama jääda, vaid sa pead nagu selle mingisuguse asise aspekti ka nagu sisse tooma, et päris nagu muinasjutuvestjat ka vaja ei ole. Ja teine aspekt on see, mida ma kuulen ka väga palju inimesi rääkimas, et see esinemine või see lugu, mida räägiti, see oli nagu nii nõme, see mulle üldse ei meeldinud. Siis ma kutsun alati inimesi mõtlema niipidi, et okei, see sind ei kõnetanud, aga mõtle selle peale, kuidas sa teeksid seda ise paremini. Ja mis on see koht, mida sa tegelikult saaksid sellest nagu räägitust loost ise paremini teha ja ise teistmoodi siis nagu õppida. Et igasugune kehv lugu on või mingisugune kehv reklaam, mis iganes, proovi seda kohe mõttes sõnastada teistmoodi. See on ülihea mõtteharjutus, et me nagu märkame väga palju negatiivset, aga mõtteharjutus on see, et kuidas seda tegelikult siis märgata positiivselt ja kuidas seda ise teistmoodi teha. Ja selle veel nagu oma kogemusest, et kui ma olen vabakonnaga koos töötanud, et siis ma ütlen, et sageli need toredad organisatsioonid, kes teevad nii palju head oma kogukonnas, et nad ei taipagi sellest rääkida või kui nad räägivad, et inimestel on selline 2 äärmust, et üks on see, et jagame seal oma sotsiaalmeedias, mis on hästi hea ja oluline, seda tulebki teha. Aga siis järgmiseks on see, et neile tundub, et kui ma ei pääse üleriigilisse meediasse, ma ei tea, õhtul Ringvaatesse või Postimehesse, et siis nagu, et meedia ei ole mu tegemistest huvitatud. Aga tegelikult tasub nagu ka 2 korda nagu mõelda, et mis kanalid on veel lisaks üleriigilisest suurest meediast, ma ei tea, raamatu avaldamisest ja siis sellest oma sotsiaalmeedia kontost. Et tegelikult on tohutult palju neid kanaleid vahel, mille inimesed ära unustavad ja mis on väga mõjusad, et näiteks ka kohalikud lehed, mis õudselt suure rõõmuga tegelikult trükivad arvamuslugusid, et kui teil on selline organisatsioon või ettevõte või te soovite ennast nagu brändida, võib-olla te olete pärit Ida-Virumaalt, võtke Põhjarannikuga ühendust või Lääne-Virumaalt või Sakalast.
kirjutage kohe oma inimene siinsete juurtega, meie Rakvere, ma ei tea, reaalgümnaasiumis käinud nooruk, nüüd teeb Tallinnas selliseid asju. Et tegelikult neil on väga tugev lugejaskond, et ma olen ise, minu vanemad läksid Tallinnast ära, ma olen ise kasvanud maal, ma olen alati näinud seda kahte poolt, kuidas Tallinnas ma olin maainimene ja siis olid need vastupidi, eks ole. Aga ka siiamaani ka uuringute järgi ja nähes, mis elu toimub maapiirkondades, inimesed loevad väga palju neid lehti. Just maakonnalehti, et võib-olla nad on juba ammu Päevalehe, Postilehe mehe kõrvale visanud, et mõelge, et tegelikult on nii palju kanaleid, mis on sellised nagu tänulikud kanalid, kes võtavad teie arvamusloo, kajastavad teie uudiseid. Te võite jõuda väga paljude inimeste läbi näiteks kohalike lehtede või ka isegi vallalehtede, et võib-olla on mingi sihtrühm, mida te just seal püüate, et tegelikult unustatakse hästi palju kanaleid nagu ära, mida on võimalik kasutada ka oma loo jutustamiseks. Ja minu tähelepanek tööandja brändi arendamise aspektist on see, et miks tööandjad ei räägi justkui nagu oma tööandja lugu ehk et teha ennast tööandjana nähtavaks, atraktiivseks, on see, et tegelikult on koos meeskonnaga kaardistamata need ägedad lood, ägedad tegemised ja olles ise ka väga erinevate nagu meediaväljenditega koostööd tegema, siis ma võin teile öelda, et tegelikult otsitakse häid lugusid. Aga miks need lood välja jäävad? Sellepärast, et minnakse oma kuivade reklaamtekstidega ja keegi ei taha neid võtta, ehk et taaskord tuleb mängu see loo rääkimise oskus ja kuidas sa lähed seda üldse pakkuma. Nii et siit see mõte ka, et kaardistage meeskonnaga need lood, mis annavad aimdust, milline sa tööandjana täna üldse oled ja siis tegelikult oskavad ka töötajad neid lugusid just tööandja kontekstis rääkida, mitte ainult toote või teenuse kontekstis. Nii et siit tuleb see nagu ikkagi taaskord mängu loo rääkimise väga teadlik oskus. Ja senikaua, kus oma töötajaid ei õpeta lugusid rääkima, senikaua nad räägivad sellist kuiva, pikka, lohisevat teksti või ka siis negatiivselt, seda ma olen ka kohanud, mis tegelikult õõnestab su tööandja brändi ja tihtipeale ka toote või teenuse brändi. Nii et väga oluline aspekt on siin niisuguse nagu loo levimise oskuste koha pealt. Ja. Meil on jäänud siin 10 minutit veel, siis minu küsimus on pigem või minu üleskutse on kõigile kuulajatele, et kas keegi, kes on julgeb teha oma mikrofoni näiteks avatuks ja tahab küsida või hoopis tõstatada mingisugust teemat või hoopis tuua mõne hea näite näiteks viimasest loo rääkimisest või loo lugemisest. Et väga hea võimalus oma persoonibrändile siin praegu hoogu juurde anda. Et sina, Iti, võid mõne veel mõtte jagada senikaua, kui keegi hoogu kogub või küsimust modelleerib. Jah, sellest, et oma lugu ei taipa jutustada, et ma olen nõustanud ja teinud neid storytellingu koolitusi Moldovas ja Tadžikistanis, naiste käsitööga seotud projektid, kuidas sealsed naised saaksid oma käsitöö ja teenustega tööle. Ja noh, et seal on see võib-olla veel nagu äärmuslikum, et see lugu tundub, eks ole, välismaal müüvad, ütleme Tadžikistanis oma põnevate mustritega sokke, siis Dušanbes pealinnas. Ja lähed turist mööda, vaatad seda sokki ja tundub lihtsalt sokk, aga kõik see, kuidas nad seal Pamiri mägedes, kes lambaid kasvatab, kuidas nad neid koovad ja need naised ja seal on selline lugude pagas nagu taga, aga nad isegi nagu, nemad seal näiteks isegi tuld selle peale, et see võiks olla midagi huvitavat mingisugusele Belgia turistile, eks ole. Et jah, et see, mis võib-olla endale tundub nii igapäevane, normaalne ja tavaline, ei tundu võib-olla alati kõrvaltseisjale ka normaalne, tavaline, igapäevane. Just, see on väga hea tähelepanek, et see, mis tundub su jaoks nagu tavaline, siis teise ja senikaua tuleb seda lugu rääkida, kui sinust lõpuks teada saadakse, kas organisatsiooni, toote või teenuse kontekstis. Nii, Tiina-Katariina, mina näen, et sul on käsi püsti ja siis ma kohe reageerin Kerli sinu küsimusele ka. Ja, aitäh. Ma olen praegu ilma kaamerata, ma olen siin keset Ida-Viru metsasid suvila rüppes. 8 kraadiga on see ka ekstreemne elu, aga siin on väga mõnus raamatut lugeda ja ma võib-olla siit võtakski korraks kinni sellest just, mis sa viimasena ka ütlesid. Mul alguses oli natuke teine küsimus, aga see mind hästi kõnetas, et kuidas kaasata teisi
oma loo rääkimisse, et seesama, et ma siin mainisin korraks, et hea raamatut lugeda, mul sel aastal on 30 raamatut loetud, see on minu jaoks nagu siuke norm, ükski pole, ei, üks on fiction, kõik ülejäänud on non-fiction, ehk siis siuke täielik nagu learning junkie, minu jaoks täiesti normaalne elu. Aga et kas see, kuidas ma nagu tuvastan, et kas see näiteks ongi, et olles ise koolitaja, inimeste arendaja, et kas see peakski olema ka nagu aktiivsem osa minu loos, et kas ma võikski seda nagu kuidagi testida, kas ma peaks täitsa nagu küsima näiteks oma klientidelt, partneritelt, kolleegidelt, et mis on nagu see, mida nemad näevad, kui nad või mõtlevad, kui nad mõtlevad Tiina-Katrini peale. Et just nagu võib-olla selline, kuna ma siuke koostöö ja meeskonnatöö arendaja olen, et kas nagu seda võiks ka kuidagi siuke koostööna nagu korraldada? Mis sa arvad? Kindlasti, selles suhtes see on eriline, et mina keskkoolis lugesin ka raamatu nädalas peale laste sündi on, ma ei hakka mainima raamatute arvu, mida ma lugeda jõuan. et see on kindlasti nagu eriline asi, see on kindlasti osa sinu loost. Mina nagu kohe mõtlen, et inimene, kes loeb aastas läbi 30 raamatut, ma tahaks kohe sinuga kohvile minna. Mitte, et ma muidu ei tahaks. Mul tekkis sama mõte, kui ma räägin persoonibrändi aspektist, siis Tiina-Katariina kindlasti on see, mida sa võiksid jagada ja tegelikult see annab nii palju nagu isikupära ja niisugust nagu teistsugust vaatenurka kohe juurde, nii et keep going. Et näiteks isegi sellised asjad, et ma kunagi läksin teoloogiat õppima ehk usuteadust, kui keegi ei tea. Lihtsalt sellepärast, et ma nagu mõtlesin, ma aasta veedan ülikoolis ja siis lähen kuskile mujale. See on see uitmõte, tundus põnev. Ja ma olen nagu täheldanud, et nüüd, kui ma ütlen, või mingid tööandjad või on kuidagi teoloogiat õppinud, et see on mingi asi, mida kuidagi 20 aastat tagasi, ma väga vabandan, mul on kõik teoloogilised teooriad meelest peaaegu läinud, aga see on mingi asi, mis inimestele kohutavalt muljet avaldab, et kujutad ette, sa oled heebrea keeles piiblit lugenud, ma ei suuda enam tähtigi kokku lugeda, mul kõik meelest läinud. Aga see on mingi fakt, mis 30 raamatut, et need on jah asjad, mis kindlasti tasub enda loo juures nagu hoida. Ja, kui põneva faktina. Siis Kerli küsib, et kas lugu võiks olla üles ehitatud niimoodi, et kuidas ma erialavalikuni jõudsin, kuidas ma ettevõtjaks hakkasin, kuidas meeskond tekkis või kuidas on minu pekkiminekud või õppetunnid olnud. Ehk et mina ütleks selle kohta, need kõik on ülihead loo aspektid, aga ma võib-olla kõike nagu ühte loo siis, nagu räägitava loo siis ei mahutaks, seda oleks liiga palju. Ma võib-olla selekteeriks natuke nagu lähtuvalt sihtrühmast. Ja me jätsime tõesti ühe põneva asja rääkimata, et rääkida autentselt lugusid pekkiminekut, nagu ebaõnnestamistest. Ja mul on üks hästi hea kogemus, kui me tegime oma ettevõtlike naiste äriklubiga maikuus täitsa pekkis ebaõnnestunud lugude õhtut. Me müüsime 100 piletit Bolti majas täis nagu nipsti ja see üritus sai nii palju head tagasisidet, et me rääkisime seal nagu 3 naisettevõtja ja 3 meesettevõtja ebaõnnestunud lugusid ja inimestest tekkis julgus, tahe, et teha oma asju teistmoodi. Nad said aru, et keegi veel on ebaõnnestunud. Ehk et see ebaõnnestunud loo rääkimine avatud kaartidega, aga alati lahenduskeskselt mõjutab väga paljusid inimesi. Ja ma tahaks nagu rohkem näha Eesti ühiskonnas, et me räägime neid asju, mis on vahepeal nagu pekki läinud, aga siis tegelikult on saanud hoopis teistsuguse nagu pöörde või mis siis muutunud on. Ehk et siit tuleb nüüd mängu see lahenduskeskne mõtteviis ja probleemi rääkimise oskus või loo rääkimise oskus just, jah. Ma olen Signega täitsa nõus ja ma arvan, et iseenesest võib ka kõik need aspektid nagu sisse jätta nii kauaks, kuni sa ei hakka seda rääkima, et ma ei tea, õppisin bioloogiat hästi, tundus loogiline valik, et lähen võtan mingid loodusteadused, et pigem ütle, et ma ei tea, mind huvitasid lapsest saadik teod, ma ei oska öelda, et kuidagi nagu, et see oleks nagu sinu nagu mingisugusest sisemisest kasvamisest. Ja üks asi veel, mis on nende lugude juures, et ma arvan, et miks me ei oska lugusid rääkida ja miks me räägime neid kuivalt ja miks me ei usalda ennast, on meie, väga koolisüsteem, et mina arvasin umbes kuni 30. või võib-olla isegi 35. eluaastani, et koolisüsteemis mulle nagu tundus, et ma olin alati teistsugune, ma küll õppisin suhteliselt hästi, aga ma ei olnud see selline korralik tüdruk, eks ole, kes on hästi vaikne, hiirekene
ja kuidagi nagu, ja siis ma nagu alles mingi umbes 10 aastat tagasi hakkasin pihta saama, et tegelikult kõik need nagu asjad, mis ma arvasin koolis, et on minu nõrkused, on tegelikult minu tugevused. Ja siis ma nagu natuke nagu võib-olla alati häbenesin oma tugevusi, sellepärast, et ma koolist ei olnud ka kunagi tagasisidet saanud, et need ongi minu tugevused. Et tegelikult mina siiamaani näen vaeva sellega, et nendele kinnitada, et jah, need tugevused on minu tugevused ja mul on nõrkusi ja ka nagu tunnistada seda, et mulle ei meeldi seda asja teha. Ma selle teenuse parema meelega ostan sisse või ma lasen seda kellelgi teisel teha, sest et mul ei ole mõtet aega raisata nende asjade peale, mida mina ei oska, kui siin on inimene, kes oskab seda nii hästi, et miks mina seda teen ja ma teen seda, mida mina oskan. Aga see võttis ka nagu kohutav aja, et selleni tegelikult jõuda. Super. Kas kellelgi on veel mõni küsimus? Mõni hoopis jagamine, tähelepanek või toob kedagi väga ägedalt esile? Mõnda ägedat tööandjat, toodet või teenust? Ei ole? Aga ma võin rääkida siia lõppu ühe oma loo jagamise, mis ei olnud, sina rääkisid sellest Ironmani loost, see oli ka selline isiklik lugu, et seotud tervisega ja olin täiesti šokis, et kui ma pidin minema opereerima veenilaiendeid, et pakuti kirurgilist, mis on niimoodi, et tehakse üldnarkoos ühele jalale ja teisele jalale, kõik seda haigekassa kinni ei maksa ja jalad olid väsinud. Ja siis kuidagi kogemata sain teada, et seda tehakse kõike laseriga, tehakse ühe korraga ära, sama hind, mis haigekassal, tulemus palju parem, kiirem ja mõnusam. Ja siis ma ka seda jagasin Facebookis, tegin postituse avalikuks, panin lõbusa pildi juurde ja mul on väga paljud inimesed kirjutanud sellest, lõpuks kirjutas sellest vist ajaleht Tervis ja inimesed, kes on nagu kohutavalt tänulikud olnud, sest et kui te olete ühe jalaga haiguslehel 2 nädalat ja teisega tehakse 2 üldnarkoosi või te ei ole üldse haiguslehel, väga suur vahe ja siis need on ka need hetked, et see ei ole võib-olla see minu personaalbrändi lugu, aga jällegi, et kui sul on mingi lugu, mida sa tahad jutustada või millega sa tunned, et sa saad kedagi aidata või toetada ja sa lähtud nagu sellest isiklikust aspektist, siis sa saad tegelikult väga palju nagu mõjutada. Et minul too hetk oli lihtsalt see, et ma mõtlesin, et kui mul on sõpru tuttavaid, kes saaksid sellest nagu abi ja ei läheks seda teed, et nii nagu see sinu Ironmani lugu, et see on selline isiklik, mis võib-olla nagu ei ole üldse seotud su igapäevatööga, siis tegelikult on nagu kohutavalt tore, nagu kui sa näed, et inimesed nagu päriselt nagu tänavad sind, et ärge jätke ka neid lugusid jutustamata, mis võib-olla üldse nagu teie, ma ei tea, igapäevaga ei seondu. See on ka oluline tegelikult. Absoluutselt. Ja jah, taaskord, et näete, kui palju lugusid tegelikult meie peades ja tegemistes elab, küsimus on see, et kas me oskame, kas me julgeme ja me mõtleme tihti, mis ma siin ikka, et ma olen ju täitsa tavaline inimene, on ju. Ja mis see minu lugu ikka on, aga mina ütleks selle kohta, et ega kui meie ei oleks Hitiga jaganud ka oma lugusid, oma mõtteid, siis me täna siin ei istuks. Nii et tegelikult sellest loo jagamisest võib tekkida uus idee, uus koostöö, uus lahendus, mis iganes asi nii-öelda. Et selles mõttes see on nagu oluline aspekt ja ikkagi teadliku loo rääkimist ja mina esitan sulle väljakutse ka, et mõtle, täna on reede, nädalavahetus on tulemas. Räägi üks lugu oma mõnele heale sõbrale, tuttavale ja üks selline nagu tõeliselt hea lugu. Mõtle see korraks läbi hästi ja minu arust võiks olla midagi sinu endaga seotud, see alati kõnetab inimesi rohkem. Ja proovi seda lugu rääkida tõeliselt hästi ja kes tõesti siis tegelikult veel inspiratsiooni otsib, siis teed kõnelemise kunst ja selle raamatu leiab inspiratsiooni raamatukogust ja koodiga Boss saab selle raamatuga soodsamalt, et mina ütleks selle kohta, et see on ühe eestlase öökapi raamat ja siin tuuakse väga palju häid näiteid ka ja nippe ja nõkse, nii et väga kutsub lugema. Mina ütleks selle, et jah. Vabandust? Tuleks tegelikult ühte raamatut veel soovitada. On Raul Rebase Hirmust eduni. Ma ei tea, ma olin kuidagi peegelpildis täna siin. Et tegelikult see on ka selline raamat, kus ta tegelikult õpetab jutustama põhimõtteliselt oma lugu, ta võib-olla läheneb, see on meediasuhtluse reeglid, aga põhimõtteliselt tema nagu mõte on see ka mõtle oma lugu välja, harjuta seda kodus peegli ees tuttavatega ja räägi alati oma lugu, et hoolimata sellest, kas ajakirjanik tahab sinuga rääkida midagi muud, et väga-väga lihtsad nipid, väga lihtsad harjutused, hästi lihtsas keeles kirjutatud, ei käi mitte kellelgi üle jõu, et väga-väga nagu mõnus lugemine ka.
Ja, kus on Soodukas? Soodukas on inspiratsiooniraamat, kui ma panen pärast sellega teile informatsiooni sinna meili peale. Nii et sealt ja kood POS, sellega saab 15% raamatu soodsamalt, aga see Raul Rebase raamat on ka väga hea raamat, see on mul viiulis kenasti olemas ja ka lipikuid täis, kenasti läbi töötatud. Nii et üks mõte oli mul veel, mis ma tahtsin jagada, aga läks praegu peast välja, aga ju siis nii on. Ja ma ütleks selle kohta, et Iti, aitäh sulle. Nii et tuli tegelikult tunni aja kokku siuke päris vahva nagu rääkimine ja taaskord tuli kinnitusfakt, ehk me elame tegelikult lugude maailmas. Nii et lood mõjutavad meid igapäevaselt. Nüüd on see küsimus, et kas sa võiksid oma loo rääkimisega jõuda lähemale oma rohkemate klientideni, mingi põnevate inimesteni, sest et see inimene, kes oskab hästi lugu rääkida, sellel on alati ka palju ägedaid sõpre tuttavaid nii-öelda. Nii et oskuslikku loo rääkimist ja mõnusat nädalavahetust. Ja aitäh, Iti, sulle kogemuste, mõtete jagamiste eest. Super, ma olen väga tänulik sulle selle eest. Mina tahaks ka tänada teid kõiki, te tulite. Alati on hea asju veel korra enda jaoks läbi mõelda. Ja üks mõte võib-olla siia lõppu veel, et minu vennanaine ütles kunagi, et tead, ma mingi hetk arvasin, et küll teie peres on ikka asju juhtunud, aga ma sain lihtsalt aru, et te olete lihtsalt kõik nii head loo jutustajad. See oli väga hästi võetud. Aga ma tänan kõiki, et olen teinud storytellingu koolitusi. Olen alati teinud neid lähtuvalt sellest, mis grupp, mis inimesed on, et kui kellelgi huvi on, võtke ühendust, kirjutage. Jah, just absoluutselt. Nii et Iti saab kohe kindlasti siin storytellinguga nagu abiks olla ja võib-olla just nagu teie sihtrühmas ka lähtuvalt. Ja minule võib julgelt kirjutada, kui keegi tunneb, et tahaks oma tööandja brändile hoogu juurde anda, siis kirjutage või siis vastupidi anda oma meeskonnale enese ja ajajuhtimise teadmisi, siis see on ka minu suur kirg. Nii et uute põnevate kohtumisteni ja uute ägedate veebiseminarideni. Kaunist reedet, head aega! Head aega!